Lastekonverents on siis tõesti Eesti esimene ja pealkirjaks ta kannab siis lastega ja lastele, milliseid lasteraamatuid me tahame. Ja miks me seda korraldame on siis see, et 5. kuni 6. klassid on jäänud kirjanduses nii-öelda vaeslapse ossa ja tahame seda probleemi lahendada, nii et kutsusime üle Eesti 5. kuni 6. klassi lapsed kokku Hiiumaalt, Võrumaalt, Tallinnast ja nii nad siis täna meil oma mõtted siin arutelude vormis edastasid. No aga mis mõttes 5.–6. klass on jäänud vaeslapse rolli? Neil on ohtralt ilmub nii-öelda siis tõlkekirjandust, aga Eesti autoritelt kirjutavad neile vähesed ja niimoodi siis ongi läinud, et me tahaksime need 5.–6. klassi lapsed jällegi lugema tuua. Tüdrukud, kas te ise ka tunnete, et just 5.–6. klassi lapsed on jäänud nagu vaeslapse ossa, mis eestikeelset lastekirjandust puudutab? Ma tunnen küll, kuna me oleme küll päris lapsed, aga me ei ole päris lapsed, aga nagu meil ei ole murdeiga ka veel tulnud poolte ja siis me oleme seal kuskil keskel ja nagu väga ei ole midagi huvitavat leida. Ja, et rohkem kirjutatakse nagu pisematele lastele ja siis täiskasvanutele, et meie jääme natuke unarusse praegu. Et polegi nagu midagi lugeda? Ja, varem leidsin ikka raamatukogust erinevaid raamatuid, aga praegu kõigi raamatud on pigem lastele ei leia midagi. No mis need ettepanekud olid, mis te täna siis kirjanikele tegite? Nad olid ju siia teie pärast tulnud. Rääkisime, milliseid raamatuid just meile meeldib lugeda. No aga ütle sina, mis raamatuid meeldib sulle lugeda? No minule meeldib lugeda raamatuid, kus on vähem pilte, et saaks ise ette kujutada või siis selliseid päevikustiilis raamatuid, et need lähevad väga peale. Mulle meeldivad ka päevikustiilis raamatud, aga mulle meeldib tegelased, kellega ma saaksin samastuda ning võrrelda neid. Kui me oleme näiteks samasugustes olukordades olnud, siis oleks huvitav võrrelda vaata, mida tema tegi ja mida mina oleks teinud. Lastega olid kohtuma tulnud hetke kõige populaarsemad 12 lastekirjanikku ja nii oli hea võimalus küsida, miks 11- ja 12-aastased ära on unustatud. Ma ei tea, kas on nii, ega ma kunagi kirjutades ei mõtle, et ma nüüd kirjutan 4. klassile ja seda 5-6 lugeda ei või. Et mina arvan, et mina oma raamatud olen kõik kirjutanud just 5. ja 6. klassile, aga ka 7., 8., 1. ja 2., nii et kõik võivad lugeda võrdselt. No millist tagasisidet te lastelt täna saite, mida nad ootavad? Ega mina selles mõttes, mis ma lastelt ikka saan, enamasti lihtsalt seda, et ma näen, et nad loevad mu raamatuid, et need meeldivad mulle ja see annab nagu sellist energiat ja lust jätkamiseks, et sa tead, et kuskil on mingid lapsed, kes ootavad sult uusi jutte. Kas nad tõid välja ka võib-olla sellised erinevad valdkonnad, et millest peaks kirjutama ja millest nad võib-olla puudust tunnevad? Ega mina ei tea ju, mida nad arutasid, et mina tulin siia ja ajan nendega lihtsalt loba juttu. Nii et mina olen neile lihtsalt autogramme jaganud ja vastanud mõnedele nendele küsimustele. Aga ma arvan, et lapsed ootavad ikka seda, et raamatus juhtuks hästi palju põnevaid asju ja saaks hästi palju nalja. Et see on see, mida ma ise lapsena ootasin lasteraamatutest ja ega see tänapäeval teistmoodi ei ole.